Hea sõber, täna vaatleme kohtumõistjate raamatu valguses Jumala tõostuste ja inimlike püüdluste vahekorda. Loen sissejuhatuseks järgneva sõjakäigu kirjelduse, see on siis kohtumõistjate 1. peatükk 8-10 salm. Ja juudalased sõdisid Jeruusalemma vastu, vallutasid selle, lõid elanikud maha mõõgateraga ja põletasid linna tulega. Seejärel läksid juudalased sõdima kaananlaste vastu, kes elasid mäestikus, lõunamaa ja madalikul. Nii läks Juuda kaananlaste vastu, kes elasid Hebronis. Hebroni nimi oli muiste Kirjat Arba ja nad lõid Seesaid, Ahimani ja Talmaid. Ja nüüd võrdluseks Joosua raamatu kirjeldus maha vallutamiseks. Seal 15. peatükis 13. salmist edasi on öeldud, aga Kaalebile Jefunne pojale anti osa juudalaste keskel Issanda poolt Joosuale antud käsu kohaselt. Anakis Arba linn, see on Hebron, ja Kaaleb ajas seal ära 3 anaklast, Anaki järeltulijad Seesai, Ahimani ja Talmai. See on siis kohtumõistjate raamatu kirjeldus nendest vallutustest. Nagu näeme, Juuda suguharu pealetung jätkub. Nad sõdivad Jeruusalemma vastu ja vallutavad selle. Urusalaim oli üks kuulsamaid kananiitide linnu. See väike märkus kohtumõistjate raamatus näitab, et aeg-ajalt oli Jeruusalemm juba enne Taaveti lõplikku vallutust juudalaste käes või kuulus vähemalt nende haldusalasse. Nüüd suundub kroonik huvi veelgi kaugemale lõunasse. Ta esitab meile sündmusi, mis olid toimunud juba Joosua eluajal. Lihvitumalt ja täpsemalt leiame me nende sündmuste kirjeldused õieti Joosua raamatus 15. peatükis. Seetõttu tsiteerisime me täna ka Joosua raamatut ja selgitame just tolle märkuste mõtet. Meie ees on julguselt ja usukindluselt teine mees Iisraelis, Kaaleb Jefunne poeg. Ta oli see, kes koos Joosaga kõrberännaku ajal püüdis Iisraeli rahvast julgustada tõotatud maale minema. Ta ütles, aga mehed, kes olid käinud ühes temaga, ütlesid, meie ei või minna selle rahva vastu, sest ta on vägevam meid. Aga tema ütles, et võib minna. Tänu oma julgusele ja sõnakuulelikkusele olid nad Joosuaga ainsad, kes vanemast generatsioonist astusid tõotatud maale. Tänu nende usujulgusele anti ka Kaalebile osa juudalaste hulgas. Issanda tõotused kehtisid kindlalt mehe suhtes, kes teda usaldas. Teeme nüüd aga mõned järeldused nendest vallutustest. Esiteks, Jumala tõotused pole antud meile puhkuseks. Need viivad meid võib-olla isegi konfliktidesse. Jumala tõotused ei lülita meie aktiivsust ja püüdlusi välja, vaid näitavad meile aktiivsuse vajadust ja suunda, milles tegutseda. Jumala tõotused ei tee laisaks, vaid aktiivseks. Pole põhjust arvata, et Kaaleb igavles või kartis sõdida. Ta jätkas pidevalt Joosua toetamist, kuni saabus tema enda aeg lahinguteks ja võitudeks. Teiseks, Jumala plaan tõotusi andes pole mitte meie raskusi vähendada, vaid meid vajaliku jõu ja julgusega varustada. Kui Kaaleb tungib Hebronisse, siis elasid seal hiiglased. Kuid selle asemel, et arutleda aanaklaste kasvu üle,
hüüdsid need mehed hoopis Jumalat appi. Kaalep ise oli vana, aga tal oli noored kangelased. Issanda meetod ei ole mitte vaenlasi vähendada, vaid meie jõudu suurendada. See, kes igatseb rahu ja vähem okkaid, sellele ei ütle Jumal, minu armust saab sulle küll. Piibel esitab meile ainult haljaid aasu ja lopsakaid karjamaid. Sageli on rohelised aasad ka üsna karmid lahinguväljad. Jumala tõotus ei saa usaldada ainult rahu ajal, vaid ka konfliktide keskel. Kaalep ei vaielnud oma liisu osale vastu. Ta teadis, Jumalaga koos oleme me võimelised seda hiiglaste linna vallutama. 45 aastat pärast luurelt tagasitulekut ei uskunud ta Jumalasse vähem kui päris alguses. Jumala tõotused ei muuda meie elu alati rahulikuks. Nad on nagu tähed, mida ükski uskmatuse pilv ei suuda varjata. Need tähed säravad ja suunavad meid võitudele ka konfliktide pimedatel öödel. Jumala tõotused kinnitavad meid nii rahus kui sõjas. Kaalebi omaks pidi saama Aanaki isa Arba linn Hebron. Aanakid olid, nagu oleme öelnud, pikakasvulised. Nad asustasid peamiselt Juuda mägist ala. Pärast Iisraeli vallutusi säilis neist veel tühine osa Vilistide maal Assas, Katis ja Astodis. Sellest räägib Joosa raamat 11. peatükk, 22. salm. Hebron asub 30 kilomeetrit Jeruusalemmast lõuna pool. Selle linna muistne nimi oli õieti Kirjat Arba. Siin olid kord oma telgid üles löönud Abraham, Iisak ja Jaakob. Siin ostis Abraham omale koopa, mis kujunes tema enda ja pere matuse paigaks. Hiljem kujunes Hebronist leviitidega asustatud pelgulinn, kuid ümberkaudsed maad kuulusid siiski Kaalepi järeltulijatele. 7,5 aasta jooksul asus siin Taaveti residents ajal, mil ta oli ainult Juuda valitseja. Pärast Paabeli vangipõlve hakati seda linna taas Kirjat Arbaks nimetama. Praegust Hebroni nimetavad palestiinlased Jumala sõbra Abrahami järgi Helhaliks. Ümbruskond on siin kaunis ja viljakas, eriti suurepäraselt maitseb siinne suur viinamari. 1948. aastal kuulus linn Jordaaniale, alates 1967. aastast on see Iisraeli sõjaväelise valitsuse all. Sel hetkel, kui Kaalebile anti Jumala tõotus selle linna ümbruskonna saamiseks, kuulus see veel aanaklastele. Ja lõpuks tuleks öelda, et Jumala tõotused antakse julge südamega inimestele. See, mida Issand ütles kord Moosesele, teostus Joosua ja ta kaaslaste ajal. Jumala tõotused ei täitunud nende 10 juures, kes agiteerisid rahvast taanduma. Need tõotused kuulusid meestele, kes uskusid, et ka kõige kindlustatum linn on tühine takistus nendele, kes toetuvad Jumala sõnale. See, kes ei loe Jumala tõotusi usus, see ei saa neist isiklikult ka iialgi osa. Sellise on siis Jumala tõotuste ja inimlike püüdluste, ettevõtlikkuse ja vahel ka laiskuse nagu vahekord. Järgmine kord räägime sellest, kuidas esimene kohtumõistja Otniel vallutas Debiiri. Seniks kohtumiseni.